Pane hästi tähele, sest see, mida sa kohe näed, võid täielikult muuta viisi, kuidas sa oma viljapuid paljundad. Selle keeliga saad sa täpselt neid puid paljundada, mida ise valid. See on valmistatud looduslikust pajuekstraktist ja soodustab juurte arengut üllatavalt tõhusalt. See pole õnne küsimus, vaid hästi rakendatud bioloogia. Ja nüüd ma näitan sulle samm-sammud, kuidas seda teha. Nüüd siis kõigepealt vaatame, milliseid materjale meil vaja läheb. Ja juba ette ütlen, et midagi imelikku ega keerulist siin pole ning kõik on väga lihtsalt kättesaadav. Ja kui sa ei tea, kust neid leida, siis allpool kirjeldudes jätan sulle kõik vajalikku, et see oleks sul käepärast. Vaja läheb kuivatatud pajulehti, umbes 2 supilupile täit. Vaja läheb mõõtekannu, et valmistada 1 liiter vett, mis on täpselt see kogus, millega täna töötame. Kasutame neutraalset agar-agarit ilma värvainete ja lisaaineteta. Seda on väga lihtne leida, see on odav ja lisaks sobib see sulle paljude tulevaste paljunduste jaoks. Samuti vajame peent sõõla, et jätta tõmmis täiesti puhtaks. Töötame väikeste ja vastupidavate plastikkottidega. Neid kasutame rosmariini meetodis. Lisaks vajame veel veidi suuremaid kotte, mida kasutame hiljem avokaado ja sitronipuu puhul. Kottide kinnitamiseks kasutame kas traati või plastikust kinnitusrihmasid, olenevad sellest, mis meil parasjagu käepärast on. Soovitan, et need oleksid puhtad ja heas seisukorras, et vältida igasugust saastumist. Muidugi on vaja ka hästi teritatud ja desinfitseeritud nuga. See on ülioluline. Me töötame haavakatega ja ei tohi hügieeni unarusse jätta. Samuti vajame jahvatatud kaneeli, mida paneme otse leigetele ja mida kasutame ka ennetava vahendina, millest räägin sulle hiljem lähemalt. Ja pihustit. Ja lõpuks taimne materjal. 3 rosmariinipistikut, 1 väike avokaadopuu ja 1 sidrunipuu. Kui kõik see on valmis, hakkame nüüd ette valmistama selle süsteemi alust ja tõelist saladust. Nüüd paneme liitri vett tulane. Kui vesi hakkab keema, lisame 2 suppilusikatäit kuivatatud paiulehti ja segame korralikult läbi. Lülitame tule välja ja laseme tõmmata, kuni infusioon on korralikult valmis. Nüüd kurname kõik läbi, et saada täiesti puhas tõmmis. Tahame eemandada kõik orgaanilised jäägid, leheosakesed või muud osakesed. Ja lisaks tuleb meeles pidada üht olulist asja. Kuna me keetsime vee läbi, kõrvaldasime kõik võimalikud patogeenid, mis võisid olla nii vees kui ka pajulehtedes. Kui meil on täiesti puhas tõmmis olemas, paneme selle uuesti tulele. Nüüd lisame otse agar-agari 2 väikest riiki teenlusikatäit. Ei rohkem ega vähem. Pea meeles, et agar-agari leiad siitsamast altkirjeldusest. See on täpne kogus, mis võimaldab tõmmiselt tarduda, saada keha ja muutuda stabiilseks keskkonnaks. Segame korralikult ja kui hakkab keema, loeme täpselt 2 minutit, segades kogu aeg ilma vahepeal lõpetamata. Kui need 2 minutit on möödas, võtame segu tulelt ja laseme sellel veidi jahtuda. Me ei kasuta seda kohe pärast keetmist, aga ka mitte täiesti tahkena, sest jahtudes see lõpuks tahkub. Aga isegi siis, kui näiteks agar-agar jahtub või tardub, ei juhtu mitte midagi. Saad selle uuesti üles soojendada ja see lahustub taas. Seega on kõige parem kasutada seda siis, kui see on kergelt soe ja veel vedel. Kui see jõuab sellesse ideaalsesse punkti, alustame esimese meetodiga. Alustame rosmariiva. Selle meetodi jaoks kasutame kurme väikest ja vastupidavat kotikest. Valime välja 3 tervet rosmariinioksa, pikkusega umbes 4-6 tolli. Kõigepealt puhastame alumise osa, eemaldades lehed sellelt alalt, mis jääb koti sisse. Just siia tahame, et juured tekiksid. Nüüd teeme oksa alusele puhta lõike korralikult desinfitseeritud oksakääridega. Lõike piirkonda kanname pulbrilist kaneeli ainult paljastatud koele. Pole vaja katta kogu vart, ainult haava. Kaneel aitab meid esimestel nädalatel kaitsta, vähendades seenhaiguste riski. Nüüd võtame väikese kotti ja just siin peitub kogu selle saladuse tuum, mida teiega jagan. Kõigepealt täidame selle kotikese eelnevalt valmistatud keeliga, lisades umbes poole kotti jagu. Kui keel on kotis sees, paneme pistiku alumise osa sisse, veendudes, et kogu lõikepiirkond oleks korralikult kaetud. Nii ümbritseb keel täielikult koe ja tagab piderva niisutuse juba esimesest hetkest alates. Nüüd seome kotti kinni, et see oleks korralikult suletud. Kordame täpselt sama protsessi ka ülejäänud 2 pistikuga. Seejärel asetame 3 kotikest anumasse nii, et need jääksid püsti või poolpüsti, et keel püsiks stabiilselt põhjas.
Nüüd otsime suure plastikkotti, et luua väike kasvuhoone efekt. Enne kui need sisse paneme, pihustame 3 pistikut kergelt loodusliku kaneelipõhise fungitsiidiga, mille valmistamist õpetan sulle video lõpus. Õrn üle pihustamine on täiesti piisav. Asetame kogu komplekti suurde kotti ja sulgeme selle. Ja ongi valmis. Geel hakkab tahkuma ja pistik saab kõik vajalikku, looduslikud auksiinid ning pideva niiskuse lõikepinnale. Edasine hooldus on väga lihtne. Iga 3-4 päeva tagant avame kotti, kontrollime, et kõik oleks korras, pihustame kergelt looduslikku ennetusvahendit ja sulgeme kotti uuesti. Väga oluline on asetada süsteem kohta, kus pole palju tuult ja kus on kaudne valgus alati pool varjus. Ja umbes 10 päeva pärast hakkame nägema esimesi tulemusi. Hakkame märkama pistikuid, mis on täielikult juurdunud, valgete ja aktiivsete juurtega, mis kasvavad selles geeliga täidetud keskkonnas, mille konsistents on täiuslik, et areng toimuks probleemideta. Ja kui see juhtub, hakkadki mõistma, kuidas see tõhus meetod töötab, et paljundada ükskõik millist taime, mis sulle meeldib. Kas see pole mitte tõeliselt uskumatu? Nüüd, kui me juba teame, et neid taimi on selles geelis ülilihtne paljundada, liigume edasi teise meetodi juurde, mis on veelgi huvitavam. See meetod on väga huvitav ja toimib eriti hästi puudel nagu avokaado, kuid seda saab kasutada ka tsitruseliste, mango ja paljude teiste puittaimede puhul. Kõigepealt valime välja terve oksa avokaadopuu küljest. Me ei lõika seda täielikult läbi. Tegelikult teeme osalise lõike, see tähendab, et avame oksa umbes poole selle paksuse ulatuses, piisavalt, et sundida taime reageerima, kuid ilma oksa puuküljest eraldamata. Selle lõike teeme korralikult desinfitseeritud oksakääridega. Oks jääb puu külge, saab endiselt mahla, kuid nüüd oleme tekitanud strateegilise haava, mis sunnib teda juuri kasvatama. Kui lõige on tehtud, kattame kogu haava piirkonna korralikult jahvatatud kanneliga. All ja koe korralik katmine on väga oluline, et vältida tulevasi seenhaigusi. Nüüd võtame väikese kilekatki. Täidame selle umbes poole peale või veidi rohkem eelnevalt valmistatud pajugeeliga. See keel on keskkold, kus juured hakkavad arenena. Ettevaatlikult avame oksa lõikekoha veidi laiemaks ja paneme selle osa kilekotti, veendudes, et haav oleks täielikult keeliga kontaktis. Kui kott on paigas, seome selle tugevalt oksa külge. See peab olema korralikult kinnitatud ilma lekkimise ja liikumiseta. Enne katmist pihustame piirkonda kergelt loodusliku fungitsiidiga, mille valmistamist õpetan sulle video lõpus. Õrn ülekäik on piisav. Nüüd katame kogu ala musta kotiga. See on oluline, sest nii väldime otsest valguse sattumist, hoiame paremini niiskust ja loome juurde arenguks stabiilsema keskkonna. Ja sellega ongi kõik valmis. Nüüd jääb üle vaid oodata. Umbes 8 nädala pärast, mõnikord 9 või 10 nädala pärast, olenevalt liigist, hakkame tulemust nägema. Avokaado puhul, mis on nõudlikum, võib vaja minna veidi rohkem aega, aga kui kotti avame, leiame sealt arenenud valged aktiivsed juured, mis püüavad sellest ruumist välja pääseda. Tugevad juured, mis juba tahavad mulda saada. Jah, nüüd tuleb midagi olulist, see on kloon. Sisuliselt on see õhukihtimine, kuid antud juhul palju stabiilsema keskkonnaga ja tunduvalt suurema eduvõimalusega kui tavalise substraadi puhul. Kas märkad erinevust? Nüüd läheme 3. meetodi juurde. Seda teeme seekord sidrunipuul, kasutades klassikalist õhukihtimise tehnikat, kuid täiustatuna meie auksini geeliga. Valime tugeva ja terve oksa. Esimese asjana teeme oksa ümber 2 lõiget, umbes 2 sentimeetri kaugusel üksteisest. Eemaldame täielikult koore nende 2 lõike vahelt. Ja nüüd tuleb üks võtmeosa. Kraabime maha kambiumi, selle läikiva kihi, mis jääb kohe koore alla. See läige, mida siin näeme. See on väga oluline, et taim ei saaks haava kinni kasvatada ja oleks sunnitud selles kohas juuri kasvatama. Kui ala on täielikult puhastatud, kanname kogu haavale kanelipulbrit. Oluline on katta paljastunud kudel korralikult, et kaitsta seda esimestel nädalatel. Nüüd hakkame kotti ette valmistama. Selles juhus kasutame veidi suuremat kotti ja lõikame selle alumise osa ära, et teha sellest omamoodi varrukas. Milleks me seda teeme? Et saaksime oksa ülalt sisse panna. Libistame kotti mööda oksa alla, täpselt selle kohani, kus haav asub. Kui kott on paigas, paneme sideme kihvu alumise ossa, kohe haava alla.
Pingutame selle korralikult, et kõik oleks tihedalt suletud. Nüüd paneme leige pajukeeli kotti sisse, veendudes, et see katab täielikult haava piirkonna. Kui näeme, et haav on täielikult keeliga kaetud, paneme teise sideme ülemisse ossa. Sellega sulgeme kihvu täielikult. Ja lõpetuseks pihustame kogu välispinnale uuesti õhukese kihi ennetusvahendit. Nüüd katame kogu komplekti musta kotiga. See aitab meil valguse blokeerida, niiskust hoida ja luua veelgi stabiilsema keskkonna. Paneme sidemed korralikult paika, pingutame kõik üle ja nüüd jääb üle vaid oodata. Umbes 6–8 nädala pärast hakkame nägema midagi erakordset. Varsti hakkame nägema, kuidas väga mahukad juuled moodustuvad paju baasil looduslike hormonidega keeli sees. See väldib traditsioonilise kihvuhooldust ja võimaldab meil saada täiesti uue viljapuu. Kui juured on korralikult arenenud, lõikame alunisest osast läbi ja ongi valmis. Meil on nüüd oma puu istutamiseks valmis. Nüüd valmistame ette loodusliku ennetusvahendi, mida oleme kasutanud. See on väga lihtne. Vaja läheb 1 liitri fett. Lisame näpuotsad täie kaneelipulbrit, segame korralikult läbi ja filtreerime peene riide või kohvifiltriga, et see oleks täiesti puhas. Valame selle pihustisse ja ongi valmis. Meil on nüüd oma looduslik fungitsiid täiesti valmis kasutamiseks. Kui jõudsid siiani, oleks mul väga hea meel, kui paneksid sellele videole meeldimise ja jagaksid seda teistega, kes armastavad taimi sama palju kui meie ning kellele meeldib õppida viljapuude kohta. Sinu toetus aitab meil jagada veel rohkem selliseid nõuandeid ja saladusi. Ja pea meeles, kui sa pole veel tellinud, siis telli allpool ja pane kelluke tööle, sest tulemas on veel palju väga huvitavaid videoid. Rohkemat lisamata, kohtume järgmises videos.